Oleme nüüd Tartu Ülikooli neuroturunduslabori boksis. Minuga on siin Tanel Mehine ja uurime lähemalt, kuidas teha head reklaami. Tanel, mis on hea reklaami saladus? No hea reklaam kindlasti peaks olema pilku püüdev ja samas emotsiooni tekitav. Eriti hea, kui ta positiivset tekitab. Nii, ja ma saan aru, et just pilgu jälgimine ja emotsioonide lugemine on see, millega neuroturunduslaboris on võimalik oma reklaame testida. Et saame siin teha ehk mõne katse kohe. Ja kindlasti peab ütlema, et mitte ainult reklaame, vaid kõiki turunduslikke materjale alates siis, ma ei tea, tõesti reklaamidest kuni kodulehtedeni, aplikatsioonideni ja miks mitte ka füüsilise keskkonnani, mis peaks turunduslikult mõjuma inimestele. Et kõike saame katsetada ja meil on tõesti olemas siin üks selline väike programmijupikene, mis aitab emotsiooni mõõta, et ele, ole hea, äkki sa naeratad kaamer või nii-öelda arvutisse, siis me näeme, kuidas siis tõesti on võimalik emotsiooni lugeda. Olen nüüd hästi kurb ka, nagu eestlaslikult selline, et kurb ei saa olla, loomulikult inimesed on õnnelikud startup teil. Ja teine asi, mis me siis saame teha, on jälgida pilku, et Epul on siis pilgu jälgimisprillid peas, et me saame siis tõesti vaadata, kuhu Epp vaatab, salvestub ka video. Et siin on üks näide, kuidas siis ühte telereklaami oleme analüüsinud, kus me tõesti näeme, kui inimesel on tekkinud mingisugune emotsioon ja me saame öelda, et sellel ajahetkel on ta näinud seda elementi ja see on tekitanud just selle positiivse või negatiivse emotsiooni. Nii et selles mõttes te pakute niisugust mõõdetavat teaduspõhist lähenemist mis tahes visuaalse sõnumi töökindluse testimiseks? No paremini sõnastada seda enam ei saa. Aitäh teile!